Tere! Mina olen Heli Künnapas. Olen kirjanik ja kirjastaja ning see on minu esimene video sarjast Lugedes rikkaks. Selles videos panen ma kokku kaks asja, mis mulle väga meeldivad, ehk siis lugemine ja raamatud ning külluslik elu. Küllus ei ole nüüd sama, mis on raha, ehk siis küllus ei tähenda seda, et sul ainult raha oleks tohutult palju elus, vaid see tähendab, et erinevates eluvaldkondades on sul asjad niiviisi hästi, et su elus on kõik korras. Nii et selle projekti mõte minu jaoks ongi siis jõuda sellise eluni, kus mul on asjad nii korras, et kõik on hästi. Et see on ju teada ja tuntud tõde nii-öelda, et sul võib tohutult raha olla, aga kui sul muud asjad elus ei toimi ja sa tegelikult ei tea, mis enda eluga peale hakata, siis ainult rahast jääb väheks. Ja kogu selle sarja või kogu selle nii-öelda väljakutse idee sain ma sellisest raamatust Võrratu elu. Selles raamatus oli selline mõte, et kui sa loed läbi 100 raamatut ühel teemal, siis oled sa üks väheseid eksperte, kes sellest teemast nii palju teab. Ma lugesin seda raamatut umbes 2 aastat tagasi ja siis hakkaski mu peas kerima mõte, et selleks üheks teemaks võiks olla rikkus või siis külluslik elu. Ja nii ma hakkasingi pihta projektiga, mille puhul ma püüan lugeda nüüd 100 raamatut külluse, rikkuse ja muude selliste teemadega seoses. Ma olen nüüd 2 aastaga lugenud umbes 20 raamatut sel teemal. Väga paljud teemad on korduma hakanud, nii et ma juba tunnen tõesti, et ma tean päris palju. Ma olen enda elus paljusid teemasid muutnud ja uusi harjumusi sisse harjutanud, nii et ma tegelen ja kõik toimib. Aga üks mõte, mis nagu kogu küllusliku eluga seotud ongi jagamine. Ja kuna ma olen järjest lugenud nüüd külluse teemasid ja püüdnud enda jaoks seda teemat selgeks saada, ja siis ma näen enda ümber, kuidas inimesed lihtsaid asju ei tea või ei mõtle, sest tegelikult nii rahaline haridus kui küllusliku eluga seotud teemad on need, mida meile koolis ei õpetata, mida paljud meist ka kodust kaasa ei saa. Need see tähendab, et kui sa ise ei õpi ja teadlikult ei tegele, siis tegelikult ei olegi sellist teadmistega haridust sul kusagilt saada. Nii et see on üks põhjus, miks ma seda videode sarja hakkan pihta. Ning nüüd on mul ka Facebookis tehtud selline leht, et lugedes rikkaks. Nii et kui sind vähegi need teemad huvitavad, siis olen hea ja tule sinna minu Facebooki lehele või gruppi õigemini ja liitu sellega. Ja nüüd neid videosid ma püüan siis teha algul vähemalt kord nädalas ja võib-olla õnnestub siis ka natukene rohkem neid teha. Aga et vähemalt siis igal esmaspäeval ma nüüd ühe video üles panen. Aga täna hakkame pihta siis sellest samast raamatust, et see Võrratu elu. Selle autor on Michael Heppel, nii et kellel nüüd vähegi huvi tekib, siis võib minna raamatukogusse või raamatupoodi ja selle raamatu endale soetada. Selles raamatus ei ole ühtegi tohutult väga uudset ideed või midagi väga maailma muutvat, aga küsimus on selles, kuidas need teemad siia raamatusse on kokku pandud. Selle raamatu üks suurim mõte, mille ümber kõik keerleb, on eluratas. Ehk siis autor on pannud kõik meie elus olulised teemad sellise ratta peale, kus sa saad siis alustuseks ära märkida näiteks, et kuidas sa tunned, et on sinu tervise olukord, millised on sinu suhted, milline on raha olukord, perekond, isiklik areng, karjäär ja muud sellised teemad, kõik on ratta peal. Sa saad ära märkida, kuidas sa ennast neis valdkondades tunned ja seejärel selles raamatus võetakse kõik need teemad ükshaaval lahti. Autor kirjutab selliste mõnusate lühikeste peatükkide kaupa. Teemad on ilusti liigendatud, oluline on välja toodud. Nii et see raamatu puhul ongi, et sa võtad selle kätte, loed mingi osa läbi, saad mõelda enda mõtted juurde, enda elust näited tuua
üles kirjutada ja teha ära need harjutused, mis siin on. Nii et peale selle raamatu lugemist mina tundsin tõesti, et ma tahan selle teemaga tegeleda. Ma tean, mida teha, kuidas teha, et see andis sellise selge suuna nagu kätte, kuidas hakata enda elus teemasid korda seadma. Nagu iga enesearengu raamatuga on ka sellega, et kui sa sellele loed lihtsalt läbi ja jätad sinna, kus ta on, siis ega nii sellest kasu ei ole. Et tõesti, kui võtad paberi kõrvale või mingi vihiku kõrvale, kirjutad üles head mõtted, kirjutad üles enda elu puudutavad mõtted, mis tulevad lugedes, pärast loed läbi veel, et see on ainus viis, kuidas sellistest raamatutest kasu on. Ja see Võrratu elu on tõesti enesearengu raamat. Et sest eneseabi sõna kasutatakse millegipärast nagu halvustavalt ja see tõesti on pigem enesearengu raamat, et see aitab enda elu iseennast edasi arendada. Selle raamatu tugevus on siis ülesehitus ja see, et need teemad on kõik omavahel ära seostatud. Iga peatüki lõpus on tarkusetera, ehk siis sellest samast peatükist tulenev selline kokkuvõtlik lause ja samuti ka mingi mõttetera mõnelt tuntud inimeselt. Lugemine, no see ei ole ka väga mahukas raamat, aga lugemine läheb väga kiiresti, nii et pigem on see, et tahaks nagu aega maha võtta ja rahulikus tempos lugeda, et saada sellest siis kõik, mis sind puudutab. Nii et ma julgen väga-väga soovitada seda nii neile, kes on enesearengu ja küllusliku elu teemadega tegelenud, kui ka neile, kes tegelikult alles alustavad. See raamat sobib nii alustajatele kui edasijõudnutele, sest igaüks saab sellega tegeleda omas tempos, omas mahus, nii süvenenult, nagu sa valmis oled. Nii et ma julgen väga seda soovitada. Nii et see oli esimene raamat minu sellest lugedes rikkaks projektist ja selle raamatu kohta tuleb sinna gruppi ka blogipostitus, kus on natukene võib-olla pikemalt veel juttu. Kui sa tahad edaspidi ka saada videosid minu raamatu tutvustuste kohta, siis selle video alt leiad sellise nupukese nagu telli ja kui sa sinna vajutad, siis edaspidi saad sa alati märke selle kohta, et kui ma mõne uue video postitan. Aga järgmisel esmaspäeval räägime juba järgmisest raamatust. Aitäh, et sa mind vaatasid ja kuulasid.